Tere tulemast vaatama järjekordset Trinity äriõiguse neljapäevast nõuannet. Täna räägime juhatuse liikmete valimisest ja sellest, kuidas saada oma mees juhatusse. Kui näiteks oled äriühingus vähemusosanik ja soovid saada oma inimest juhatusse, siis pane oma kandidaat välja ja isegi olukorras, kus enamusosanik, kellel on 70% hääli, hääletab selle kandidaadi vastu, siis kui rohkem kandidaate ei ole esitatud, saabki sinu kandidaat juhatusse. Mida saab siis enamusosanik teha? Ta peab panema oma kandidaadi välja. Ja sellises olukorras, kuna üks kandidaat saab 70% häältest, teine saab ainult 30% häältest, siis osutub valituks see, kes saab 70% häältest. Selle taustal, selle põhjuseks on äriseadusliku säte, mis ütleb, et isiku valimistel osutub valituks see, kes saab kõige rohkem poolt hääli. Ehk siis vastuhäälid loevad ainult poolt hääled. Erinev on olukord siis, kui juhatus ei ole üheliikmeline, nagu oli kahel eelmisel slaidil, vaid on näiteks kolmeliikmeline. Siis tegelikult saavad juhatusse mõlemad, nii vähemusosaniku kandidaat kui ka enamusosaniku kandidaat, sest mõlemad saavad poolt hääli ja sellega saavadki juhatusse ja vastuhääled jällegi ei loe. Kui teie olukord on natuke teistsugune, kui siin slaididel nähtud, siis võtke meiega ühendust, aga muidu järgmise neljapäevani.